Ahoi! Täna jälle telkimas. Seekord Make müüri ääres. Nagu siit näha võib. Ükskord sai eelmine aasta Piusa Õrkorras matkamas käidud ja siis sai siit lihtsalt mööda kõnnitud. Ning siis juba tekkis mõte, et kunagi võiks siia ka telkima tulla. Ja täna ongi see kunagi. Tulin jälle rattaga ja siia sõites nägin midagi, mida eelmine kord tähele ei pannud. Siin üleval müüri peal on puidust piirded ja sealt algusest, kus ma nii-öelda sisse tulin, nägin rada sinna ülesse. Ma kõigepealt lähengi, uudistan siin seda ümbrust ja siis hakkan enda laagri toimetamistega pihta. Et lähme vaatame. Rada on siis selline. Eelmine kord ma ei mäletagi, et see oleks nii kõrge hein ja nii edasi. Aga võib-olla ma käisin natuke teisel ajal. Siin on üks positiivne asi, et jõgi on kohe kõrval. Võtsin küll ühe pudeli vett kaasa, aga homme ma siit otse koju ei lähe. Lähen tripin veel kuskil ringi ja ma arvan, et täna ma kasutan kohvi ja toidu tegemisel siit jõevett ja pudelivee jätan homseks. Nende kohtade jaoks, kus ei ole vett võtta loodusest. Aga nagu näha, siin üleval on mingi piire. Lähen sinna üles ja siis ma vaatan, äkki saab ülevalt mingi hea vaate. Üleval on täitsa tee. Võib-olla on kuskil siinpool üleval mingi parkla, kuhu saab autosid jätta, kui autoga siia tulla. Nüüd ma siis peaks olema laagriplatsi kohal kusagil. Vaatame, kas leian lõkke. Jaa, seal all on lõkkase. Ja siin kuskil selle kännu all peaks olema laud. Aga vaade on hea. Kaamerast küll võib-olla ei jää nii hea, aga oma silmaga on päris kõrge. Lähen alla tagasi ja hakkan vaikselt toimetama. Telk jälle püsti ja selle teen alati esimesena, kes ei viitsib pimedus hakata mässama. Ma arvan, et telgi panen kuskile siia laua ja ratta vahelise ala peale. Ja siis jääb teisele poole telgi ja lõkke aseme vahele laud. Sest siis ei jää telk liiga lõkke lähedale ja sädemeid ei viska telgi katte peale. Aga hakkan nüüd toimetama. Plaanveilin puutus ja telgi asukoht selles suhtes. Puukuuri seina peal on infot
infot, et telgi asukoht on kindlas kohas. Kus ma seda lugesin? Okei. Kohe Paljandi all. Siis ma arvan, et seal. Siin ta oleks võib-olla liiga kehva koha peal olnud. Aga seal on täitsa okei. Siin tuult ka ei ole midagi. Nii et pole vist hirmu, et tuulega midagi siia telgi peale puhuks. Ja ega ma jaanituult siin tegema ei hakka ka, nii et ma arvan, et ei ole hullu midagi. Nüüd võiks asjad pakkida lahti. Ja seekord on mul õlilamp ka kaasas, mille panen telki kuidagi rippu. Ja gaasipliiti ei ole. Võtsin kaasa enda lõkkepoti ja teen kõike lõkkel. Ratta jätan välja, telki seda ei pane. See on hea lukus hoida. Pakin asjad lahti ja siis vaatame, mis mul kaasas on. Ja selline tavar on mul siis kaasas. Saia, juust ei ole niisama, on kalkunitükkidega. Kotletti, õuna, kohvi, latet, võid, soola, pipart. Siin on makaronid, ketšupit, noad, kahvlid, pott, vesi, suhkurt, sellepärast et latte tundub liiga kange minu jaoks. Ja kirvesenuga ja tulealustuseks vaigust klotsi. Praegu teen ühe kohvi ja söön mõned kotleti juustusaiad ja midagi soojemat makarooni teen õhtuks. Jah, need õunad ma võtsin tee äärest, kuskilt nägin ühte õunapuud ja sirutasin käe välja ja võtsin mõned kaasa ja kusjuures päris head magusad. Pingid on märjad. Leidsin puupuri alt mingit pappi. Saab nüüd paremini istuda. Aga tuleb teha lõke üles. Seekord ma ei viitsi mässata tulepulgaga. Kasutan niisama välgumistrit. Aga enne see lõkke.
arvan, et sellest piisab. Nüüd tuleb vett minna tuua. Proovin, kas saan jõest puhtalt kätte. Saapad pole just kõige paremad selle töö jaoks. Oi. Päris libe on siin. Nii. Olemas. Nii. Vedas. Ma lähen võtan potile kaane, siis ei lähe vee sisse mingit sodi. Potile gaas peale ja see läheb siia suht lähedale. Nii. Nüüd võib oodata kohvivett. Võikud ka valmis. Kerge näks enne õhtusööki. Latte ootab ka vett. Ja see siin vaikselt läheb. Ja saigi mu kohvivesi valmis. Nii. Vett jäi üle, saab pärast veel keeta. Mina hakkan nüüd nosima ja peale nosimist võib-olla tatsan veel kuskil ringi. Lähen vaatan sealt rada pidi edasi. Võikud said otsa, kohvi veel on, see sai päris kuum, et võtan selle joomiseks aega ja hakka kiirustama. Kui täna ei jõua jalutama, siis vaatab homme. Aga ilm on hea, päike paistab. Minu jaoks on ainult üks asi müstika. Siin müüri peal on kraabitud neid nimesid ja asju ja seal päris üleval on ka. Näed, kõik kiilakas.
aga kuidas see sinna kirjutati? Keegi tegi ekstreemsusi ja ronis või? Ei tea. Käisin siiski enda jalutuskäigul ära. Aga ega midagi siin näidata ei olnudki. Lihtsalt rada läheb jõest ära eemale ja selline tavaline metsatee. Nüüd hakkan tagasi laagrile platsi juurde jõudma. Kell on kuskil 6:30 saamas, varsti on pime. Juba suht jahe ka on. Eile öösel oli juba siin-seal võib-olla mõni miinus. Täna nii krõbedaks ei lähe. Vähemalt ilmaennustuse järgi. Ja jõuan tagasi, teen lõkke üles ja hakkan vaikselt õhtusööki meisterdama. Päike on ka juba müüri pealt ära kadunud. Puudelatvudes on veel näha mingit päikesevalgust. Nii-öelda sealt. Aga kohal ei ole üldse viga midagi. Kuivipuid on. Siin on jälle mingi matkatee teema. Ja igasugust infot.
saagu siis valgus. Vaikselt kokkamine hakkab siis pihta. Makaronid, vesi vaikselt läheb keema, soola, pipart, puljongit, kotlette, ketšupit ja käibki õhtuks. Ja see hakkab mind õhtul valgustama. Päris kiiresti on pimedaks kiskunud. Veel silm näeb, aga muidu on suht pime. Ja saigi mu makaroniroog valmis. Kotletid, makaronid, puljong, vett sihuke supi moodi ja ketšup peale. Õhtusöök sai söödud. Pott läks koos
lusika ja pannilabidaga likku. Natuke soojendan, vett saab ära pesta poti, et pärast veel sooja jooki keeta. Ja nüüd hakkab rahulik õhtu tiks pihta. Väljas on täitsa kotikas juba. Viisin ühe paku telki ja telgi peale selle laterna, paku peale laterna. Ja kaameraga jälle ei näe nii hästi, aga muidu on telk päris valgustatud. Ja pesin vahepeal poti ära, pannilabida ja lusika. Ja varsti panen uue purtsu vett keema, teen ühe kohvilaadse joogi veel. Ja siis hakkan mingi aeg kotti ära ronima. Taevas on selge, aga kaamerasse tähti pole näha. Muidu on tähed ka väljas ja vaatan vahepeal neid siin ja on täitsa müstiline siin olla müüri ääres. Aga pimedas jälle ei näe nii hästi. Mingit vot nüüd näeb paremini. Täitsa huvitav on olla niimoodi sellise kõrge müüri ääres. Istud ja vaatad lõket ja vaatad tähti ja selline teistmoodi emotsioon on kui lihtsalt tavalises lõkkekohas. Kell hakkab umbes 9:30 saama. Temperatuur on langenud juba 5 kraadi juurde. Täna öösel vist tuleb kuni 3. Ja ega ma siin pikalt rohkem üleval ei olegi. Joon enda kohvi lõpuni ja vaatan siin veel lõket ja roningi kotti ära. Nii et näeme hommikul. Hommik. Kell on 10:30 kuskil. Ärkasin just, aga täna on praegu palju jahedam kui eile hommikul oli. Kuskil 6 kraadi on. Aga ma olin varustatud ka igasuguste asjadega, et nagu näha on. Tavaline müts ka kaasas. Mingi kella 5-ni sain täitsa okeilt ära magatud ja siis juba tungis jahedus magamiskotti. Aga ajasin siis paksemalt jälle riidesse ja tõmbasin mütsi ka pähe ja magasin kuni praeguseni. Nüüd tuleb ruttu teha kohvivesi ja soe jook sisse ja on jälle hea olla. Selles suhtes nagu külm ei olnud. Lihtsalt selline meeldivalt jahe oli.
mõtlen ikka, et külm on siis, kui juba hakkab näpistama. Aga ei, mõnus oli. Aga võib öelda, et eelmine aasta oli sellel ajal veel soojem. Sellepärast, et oktoobris, kui ma käisin ussisõnadel, siis olid ka ööd palju soojemad. Aga see aasta on kuidagi jahedam juba. Nojah, mis seal ikka. Lähen otsin lõkkepuid ja teen tule üles ruttu. Kohvivesi keema ja siis saab kohvi juua. Hommikukohvi saigi valmis. Kohe palju parem olla. Teen mõned võikud ka veel. Lasen võib-olla pihvi ja säia natuke soojemaks ja lõkke peal ja mis siis täna plaanis? Söödud on ja kohvi joodud, siis pakin asjad kokku ja väntan siit kuskil 20 kilomeetrit eemale. Lähen käin ühel õpperajal ka, tatsan ringi ära ja siis liigun koju. Aga kuhu täpsemalt, seda näeb siis. Lasen kergelt mõlemalt poolt natukene, siis sai meenutab natuke röstsaia. Nagu näha, kergelt kuldne. Ja minu soojad võikud ongi valmis. Saigi jälle laager kokku pakitud. Kell hakkab kuskil 13 saama. Tuleb 20 kilomeetrit sõita ja tuleb teele asuda. Muidu jään õhtul ikka väga pimeda peale. Aga siin veel ma võtan need
papid, panen puukuuri, mis ma eile võtsin. Ja puukuuri juures on üks suur pudel veega. Sinna peale on kirjutatud, et lõkke kustutamiseks. Siis kustutan sellega lõkkega ära ja hakkangi liikuma. Kustuta lõkke, RMK. Nii. Vaatame. Ma arvan, et täitsa okei. Mõeldakse ka selle peale, iga lõkkeplatsi peal ei ole sellist võimalust, et on valmis pandud pudel, et kustuta lõke. Aga mis ma siin pikka juttu ikka räägin. Hüppan tagasi enda suksu selga ja hakkan liikuma. Üks 10 kilomeetrit on sõidetud, aga ilm hakkab järjest soojemaks minema ja tundub, et tuleb nokatsele pähe ajada. Teeme mütsi vahetuse. Mütsi vahetuse ja õuna pealt. Panin korra kaameri kinni, üks auto sõitis mööda. Tolmutas siin. Aga õuna peatus, kuna siis ei pea vett jooma. Saad natuke närida ja õunas on mahla. Aga kohe liigun edasi ka. Tee peale jääb ka Kirikumäe. Seal ma oli eelmine aasta vist. Jah, eelmine aasta. Tegin tolle raja läbi ja ööbisin ja seal ma ei hakka peatuma. Liigun Kisejärve õpperajale ja vaatan, mis seal toimub. Selle RMK äpi järgi nagu ei näidanud lõkekat, aga võib-olla on mingi ilma telkimisvõimaluseta lõkkekoht, et saab seal kohvi siis teha, kui on ring ära tatsatud. Aga seda saab koha peal näha, mis seal täpsemalt on ja mis ei ole. Jõudsingi sihtkohta. Aga siin tundub, et kohe lõkkeplatsi ei ole. Aga näitab, et kaardil, et kusagil on. Ma ei teagi. Siin on ka märgitud, et punane täpp, et kus ma olen, aga ma ei leia, ma arvan, ma olen siin kuskil. Või siin. Kuskilt teed mööda ma tulin ja pöörasin. Pigem ikka siin. Siin oli mingi Nopri-talu laudad. Egas midagi. Ma ei tea. Tuleb ratast käe kõrval lükata mingi aeg. Et siia tee peale jõuda, siis saab lõkkekali minna. Ja kohvi keeta. Nii see rada mul algab. Aga ratast lükates filmida väga eriti ei saa. Seega, kui midagi põnevat tee peal on, siis näitan. Laudteed oli õnneks mingi
100 meetrit või natuke rohkem. Ja nüüd läheb edasi tee selline. On veidi mugavam ratast lükata. Lautee peal oli päris kitsas. Esimene infotahvel. Ja tee peal on ka kukeseeni. Aga neid ma enam ei varja, nii et jäävad siia maha. Jõudsin juba paremate teede peale. Tuli tulla ka praktiliselt ühe majapidamise hoovist läbi. Rada lihtsalt nii näitas. Praegu olen kuskil järvede vahel. Sealpool on üks järv. Ja sinnapoole taha jääb ka üks järv. Ehk ka lõkkeplats varsti paistab. Lükkasin ma rahulikult ratast käe kõrval ja jõudsin uue lautteeni. Hakkan ronima lautee peale rattaga ja avastan, magamiskotti ei ole pakiraami küljes. Jätsin ratta sinna lautee alla, 100 meetrit jälle kõndisin tagasi ja leidsin ülesse. Silda ületades oli sunnik maha kukkunud. Nojah. Proovime ta paremini siis kinnitada. Ja tagasi rajal. Lähen üpris rahulikult. Siin ei ole võimalik kiiresti kõndidagi, kui ratas on kõrval. Ja kell hakkab 3:30 saama. Et mõned tunnid veel on pime juba. Mu plaan valges koju jõuda on võib-olla natuke luhta läinud. Aga sellest ei ole midagi. Siit kohe tuleb kruusatee ja teed mööda läheb edasi lõkkeplatsini normaalselt. Siis saab jälle sõita. Ja kogu rada ma läbi ei teegi. Käin seal lõkkeplatsil ära, teen kohvi ja siis võtan suuna tagasi koju. Ja kohale jõudsingi. Ainult, et siin ei ole seda nii-öelda lõkkepuude puukoori, midagi siin on lõigatud. Kasutan neid. Saab kohvivee ülesse. Muidu koht on ilus. Järve ääres. Saigi kohvi valmis. Söön mõned kotleti ja justusaiad ja hakkangi siit kodu poole liikuma. Seekord sai siis nii ja kuhu järgmine kord veel ei tea. Ehk tulevad mõned mõtted vahepeal. Aga näeme järgmises.